Vaatame nüüd täpsemalt, kuidas lisada materjale ja ülesandeid Classworki ehk kursuse sisu saki alt. Alustuseks võiksime paika panna erinevad teemad. Selle jaoks lähme Create nupu peale ning valime siit topic ehk siis teema. Ja me võime näiteks luua siin teemad võib-olla nädalate kaupa, esimene nädal, teine nädal, kolmas nädal või näiteks ka kuude kaupa või siis tõesti temaatilised teemad. Minal on hetkel nädalate kaupa teemad. Kirjutan lihtsalt esimene nädal. Ja nagu siin ka juba kirjas on, students can only see topics with published posts. Ehk seda teemat näevad ainult õpilased alles siis, kui me oleme siia mõne postituse ka avalikuks teinud. Lisan ka teise nädala teema. Ja me saame neid teemasid lohistada endale vastavalt soovi kohaselt. Automaatselt pannakse uued teemad kõik siia ülespoole, aga kui me tahame, et meil see järjekord oleks vastupidine, siis ma lihtsalt lohistan selle teise teema siia esimese nädala alla. Lisame nüüd õpilastele ka materjale. Esimese nädalal ma arvan, et õpilastele võiks meeldida üks pilt. Lähen jällegi Create nupu peale ja valin siit Material ehk materjal. Kirjutan siia pealkirja, üks tore pilt ja kirjeldusse võib-olla, mis nad selle pildiga tegema peaksid. Ja ma saan lisada materjalina siia kas faili Google Drive'ist, saan lisada lingi materjali peale, saan selle faili enda arvutist üles laadida või lisada YouTube'i video. Lisaks ma saan vajutada ka Create nupule ning luua uue Google Docsi, Google Slidesi, Sheetsi, Drawings või Google Formi. Hetkel lisan siia ühe pildi enda arvutist. Paremalt poolt ma saan jällegi valida, kas ma soovin seda materjali postitada mitmele kursusele korraga. Hetkel postitan selle materjali ainult sellele ühele kursusele. Ning ma saan valida, kas see materjal on mõeldud kõigile õpilastele või teatud õpilastele. Lisaks ma peaksin valima, millise teema alla see materjal käib. Kuna ma tean, et tegu on esimese nädala materjaliga, siis ma valin siit teema alt esimene nädal. Ning nagu ka infovoo all on mul võimalik valida, kas teha see postitus kohe või määrata see postitus ilmuma kunagi tulevikus. Proovin praegu siit valida schedule ning näiteks ma saan valida, et see postitus ilmuks alles homme mingil teatud kellaajal. Võib-olla see kellaajaline ilmumine tuleb kasuks, kui me tahame siin samas Classroomis läbi viia erinevaid teste, mis avanevad alles kindlal kellaajal. Testide esitamist vaatame hiljem. Ja me saame ka salvestada selle materjali mustandina või üldse kustutada. Teen ta praegu avalikuks. Valin post. Peale materjali postitamist on õpilastel võimalik minna siia materjali detailvaatesse, vaadata seda pilti või jätta näiteks ka mulle kommentaare. Samamoodi ilmub teavitus selle materjali lisamisest siia infovoo aknasse. Lisaks piltidele saame siia materjalidele lisata tekste, videosid, allikaid, linke ehk kõike, mida meil vaja võiks minna. Kui me oleme midagi juba materjalina oma kursusele lisanud, siis kõik need materjalid liiguvad ka automaatselt meie klassi Drive folderisse. Igale klassile luuakse oma Drive folder, kuhu lisatakse kõik õpetaja poolt lisatud materjalid ja ka õpilaste poolt tehtud tööd. Drive folderi avamiseks võime liikuda lihtsalt siin Classwork all Drive folderi peale, klikkida siin ning meid viiakse automaatselt kursuse nimelisse kausta Google Drive'is. Ma näen, et siin on see banaanide pilt nüüd olemas.